Hei, mõnus esmaspäev on saabunud järjekordselt. Aeg lendab mega suure kiirusega ja ongi oktoober juba läbi. Nii et viimane oktoobri esmaspäev ja kohvipaus. Mina olen Õnnela. Jätkuvalt toimetan assistendi koolis, koolitame virtuaalassistente, kuid ka aitame ettevõtjatel leida virtuaalassistente. Ning miks mitte ka ettevõtja ei võiks meie poole pöörduda küsimusega, et mida ma üldse tegema pean, et virtuaalassistenti leida. Et kõik need teemad on täiesti meil laua peal, nii et kui oled avatud ja soovid vestelda, siis kirjuta meile. Aga tänane teema on selline teema, et mis puudutab meid kõiki ja tõstab ikkagi aeg-ajalt pead. Vähemalt minul küll. Ehk siis, millal on õige aeg alustada? Me kipume ootama seda õiget hetke. Ma olen sellest ka varasemalt rääkinud, aga ma ikkagi ei väsi kordamast. Et millal tuleb see aeg, kui mul on rohkem aega, kui mul on rohkem teadmisi või ma olen üleüldse rohkem julge. Tegelikult seda aega ilmselt ei tulegi. Alati leiduvad põhjused, miks mitte alustada. Sina muudkui mõtled, et ma ootan, elu aga liigub edasi. Ja kui sa jäädki ootama, siis ta lihtsalt läheb sinust mööda ja ühel hetkel sa mõtled, et miks ma ei teinud seda otsust. See on justkui rong, mis teeb korraks väikese peatuse, see hetk. Ja sa teed otsuse, kas sa astud selle rongi peale või sa jääd sinna peroonile vaatama, kuidas teised liiguvad edasi. Ja minu meelest ei olegi seda õiget hetke olemas, vaid see hetk on selles mõttes nüüd praegu, kui sa teed selle otsuse. Sa ütled iseendale, ma teen esimese sammu ja vot see on see õige aeg. Mul on siin võrdlus endal lendamisega. Ma ei olnud mitte kunagi lennanud. 2 aastat tagasi ma tegin seda esimest korda. Ja miks ma ei lennanud oli seetõttu, et ma arvasin, et ma kardan. Ja oligi hirm, päriselt oli hirm. Kui ma siis ühel hetkel tegin otsuse 2 aastat tagasi, et nüüd ma lähen, tulgu mis tuleb. Ja ma olen nii tänulik sellele, et ma sellele endale, kes selle otsuse tegi. Ja ma olen nii palju tänu sellele näinud, kogenud ja kui ma ei oleks seda teinud hirmust, siis mul oleks kõik need kogemused jäänud olemata. Ja alati ongi see, et parem on proovida kui see, et sa hakkad kahetsema, et oleks võinud teha. Ja ega tegelikult ju sa ei teagi, enne kui sa pole alustanud, mis siis juhtuma hakkab. Kõik see selgus ja kindlus tulevad siis, kui me hakkame tegutsema. Samamoodi, kui mina sinna lennuki peale astusin, tekkis mul see enesekindlus. Kui me sõidame autoga, sa ju tegelikult ei näe, mis sind kurvi taga ootab. Kui sa jääd sinna kurvi peale seisma, siis ei saagi seda teada. Aga kui sa lähed ilusasti sealt kurvist läbi, siis sa näed, mis seal ees sind ootab. Ehk siis see, kui sa oled liikumises, see annab ka sulle selle selguse ja edasi viimise. Iga see uus samm või iga uus kurv annab sulle parema ülevaate, annab sulle suuremad kogemused, mida tegelikult see ootamine üldse kunagi ei paku. Kuidas siis võiks aimu saada, et kas ma siis olen nüüd valmis ütlema, et jah, vot nüüd ma teen seda. Need kahtlused on ju mul siin peas kogu aeg olemas. Eriti veel, kui ma hakkan mingite uute asjadega tegelema, siis kogu aeg on mul need kahtlused. Kas on õige aeg? Täpselt need samad, mida ma juba nimetasin. Äkki ikka vaja veel õppida. Aga näiteks küsi endalt, et kas see teema või valdkond tekitab minus elevust või huvi. Sest kui on elevus ja huvi olemas, siis tegelikult see on juba natukene märk sellest, et sa võib-olla oled liikumas õiges suunas. Põnev on, sest sa saad kaasa mõelda. Ja selline mõnus uudishimu paneb sind uurima ja katsetama. Ja
kui sa soovid seeläbi ka rohkem teada saada, siis tasub ju sellele tundele järgneda. Ja kas ma usaldan ennast piisavalt, et õppida liikudes? Mitte keegi ei tunne alguses, et ta on valmis. Aga õppimine tuleb, kui see õppimine toimubki tegutsemise käigus, sest et näiteks kui sa hakkad tegema mingit uut retsepti, katsetama, see alguses tundub keeruline, võib-olla ka ebaõnnestud, aga iga kord, kui sa proovid, siis tegelikult saad sa lõpuks ju suurepäraselt hakkama, sest sa lubad endal katsetada, sa lubad endal avastada ja iga korraga oled sa üha tublim ja oskad palju rohkem. Või et kas ma olen valmis tegutsema ka siis, kui kõik pole ideaalne. Seda ideaalset momenti kuuleme tegelikult söögi alla, söögi peale. Et ka hiljuti olen ma kokku puutunud sellega, et praegu ei ole õige hetk. Ma ei saa praegu. Aga kui sa juba alustad ja oled valmis proovima, nii nagu ma ütlesin hetk tagasi, ka ebatäiuslikult, sa lihtsalt õpid, proovid, katsetad. Kui me kunagi ju jalgrattaga hakkasime sõitma, kes mäletab seda tunnet, kuidas abirattad võib-olla olid ja kui need abirattad ära võeti, et kuidas siis see enesetunne oli, et ikkagi kõikusid ja võib-olla ka kukkusid, aga sa tõusid püsti. Hästi palju tuuakse näiteid just beebidega, et kui nad hakkavad kõndima või õpivad seisma, nad ei tee seda ju ideaalselt, nad korduvalt komistavad, kukuvad. Aga kui nad hakkaksid endas kahtlema, siis ma arvan, et meil oleks põlvkond inimesi, kes käiksid pepu peal. Nad lihtsalt ei liigu edasi, sest nii õudne on. Ja kui nüüd võib-olla need 3 küsimust, mis ma siin praegu välja tõin, andsid sulle mõtted, et jah, tegelikult ju on niimoodi, siis mina ütleksin küll, et sa oled piisavalt valmis, et alustada. Just nimelt piisavalt, võib-olla mitte täiuslikult, aga piisavalt. Ja seesama esimene samm ongi see, mis panebki liikuma, see sinu otsustus, et sa oled valmis praegu liikuma, sa ei taha enam oodata. Sa tahad tegutseda, iga väike samm kinnitab tegelikult seda, et sa suudad. Kui sa võrdled ennast eilsega, siis oled sa kindlasti täna juba palju rohkem arenenud, palju rohkem õppinud. Ja kui sa hakkadki liikuma, siis sulle tulevad uued inimesed, sa näed uusi võimalusi ja sul ovanevad hoopis uskumatud vaated, mõtted, ideed, kohtumised, millega sa ei oleks kokku puutunud siis, kui sa oleksid jäänud paigale. Kui ma tunnen, et ma tahan mingit muutust, aga ma ühtegi sammu ei tee, siis seda muutust ei tule. Üks väga hea ütlemine on ka selle kohta, et ma praegu ei suuda seda kohe meenutada, ma ütlen seda alati valesti, aga põhimõtteliselt see, et loll on loota, et midagi muutub, kui sa midagi teistmoodi ei tee. Nii et tasub mõelda seda, mida sa tahad teha, miks sa kardad, miks sa ei liigu, mis on see kõige hullem asi, mis juhtub, kui sa hakkad päriselt liikuma, kui sa teed selle otsustuse. Kui sa teed otsuse liituda võib-olla mingi kogukonnaga, minna mingile kohtumisele, liituda grupiga, kursusega, siis seal on ju täpselt samad inimesed, täpselt samade mõtete, emotsioonidega. Ja see teeb tegelikult oluliselt lihtsamaks selle. Ja sa saadki tuge ja ideid ja motivatsiooni. Kahtlus tuleb kindlasti tagasi, sest et elu on juba selline tõusude ja mõõnadega, et kogu aeg ei ole ju niimoodi, et läheb kõik ülesmäge. Kuigi nende mõõnade eest tuleb ka tänulik olla, sest siis me hindame seda palju rohkem, kui meil väga hästi läheb. Ja ega oluline ei olegi ju see, et see kahtlus tuleb. Küsimus on lihtsalt selles, mis sa selle kahtlusega teed. Näiteks, kui sa tunned, et oled väsinud või on tulnud selline ebakindlus sinu hinge, siis tasub tegelikult võtta hetk iseendale. Natuke puhata, hingata, mõtle, mida sa praegu vajad ja kas see võib-olla on selgus, puhkus või hoopis kellegi tuge, et sa saad kellegagi rääkida.
Minul käivad need kahtluse ussid ikka päris tihtipeal ja ma olen võimeline ennast täiesti paanikasse ajama. Tegelikult asja eest teist taga. Ja kui ma küsin siis enda käest, et mis nüüd toimub, miks on see asi nii, nagu ta on, siis tegelikult need küsimused on meie või need vastused on meie endi sees olemas. Lihtsalt kuula ennast. Ja see, kui sa kahtlema hakkad, ega see ei tähenda seda, et sa oled valel teel. See on lihtsalt selline väike hetk, mis korraks kutsub sul tempot võib-olla maha võtma, ennast kuulata ja siis vaadata, mis edasi saab. Ja kui sa oled juba oma energia taastanud, siis on ju väga hea meenutada, et miks sa üldse alustasid. Ja tehagi see väike samm edasi. Isegi kui see samm võib-olla tundub sulle selline mõttetu, tühine, et see ju ei anna mitte midagi. Tegelikult iga samm loeb. Iga samm loeb. Juba see, et sa suudad hommikul voodist üles tõusta ja teha see esimene samm sealt voodist välja tulekuga, on juba samm edasi. Sest kui sa sinna voodisse jääksid, siis mitte midagi ka ei juhtuks selle sama päevaga. Sa oleksid lihtsalt seal voodis. Ja kui sa nüüd oledki võib-olla endalt küsinud mitu korda, et kas nüüd on see õige aeg, siis tea, et tegelikult mina arvan, et see küsimus juba tähendab seda, et sa oled valmis. Ja nagu ma ütlesin, seda täiuslikku hetke ei tule mitte kunagi. Sa pead tegema selle otsuse, et sa hakkad liikuma. Kui sa teed selle otsuse, siis avanevad sulle tegelikult võimalused. Sa hakkad märkama neid asju, mida sa muidu ei märkaks. Ja siis ma kutsungi veel kord teid üles virtuaalassistendi baaskursusega liituma, sest et see on tõesti üks parim koht, kus alustada virtuaalassistendi teekonda. Me alustame juba järgmisel kolmapäeval. Nii et täitsa viimane nädal on aega liitumiseks. Et meil on juba äge kamp inimesi seal koos, et tule ja saa ka need teadmised, saad need tööriistad ja isegi nendest teadmistest ja tööriistadest minu meelest kõige olulisem on need inimesed, kellega sa seal oled, sest need inimesed jäävad sinuga ka pärast seda, kui see kursus on läbi. Nad aitavad sul edasi minna. Ja see kursus ongi selline, et sa saad baasi alla ja siis on küsimus, et kuidas sa ise edasi lähed. Et õng on sulle antud, kursus annab sulle vajalikud teadmised, kas sa nende teadmistega kala püüdma hakkad. See on nüüd täiesti sinu teha. Igatahes ära oota, kuni see hetk tundub ideaalne. Alusta just nüüd ja praegu. Et 4,5 kuu pärast on sul võib-olla olemas juba esimesed kliendid ja sa saad aimu, mida see virtuaalne assisteerimine tegelikult endast kujutab. Aga seniks mõnusat nädala jätku, nii et ärge oodake seda õiget hetke, kui te tunnete, et te tahate minna, siis minge. Veel lõpetuseks väike näide, kui sul on viimase hetke reisipakkumine, sa ju ei mõtle seda, eriti need, kes on hästi, see käib nüüd nende kohta, kes hästi suured reisihullud on, siis sa ei mõtle seda ju, et äkki tuleb parem pakkumine. Ei, sa teed otsuse, et sa tahad minna nüüd, isegi kui see on järgmisel nädalal. Nii et ärge lükake edasi neid otsuseid, mis te elus tahate teha ja nautige mõnusat oktoobri viimast nädalat. Tšau!